Perekeskus on linnaasutus, mis pakub peredele, lastele erinevaid teenuseid. Siin on olnud üks teenus riigi osalusega, milleks on sügava ja raske puuega laste tugiisiku teenus. Aastaid on rahastatud linn seda osaliselt, et kuskil 1/4 oli siis linna osalus. Nüüd on uuest aastast Euroopa stabiliseerimisfondi vahendid otsas ja riik ei olnud suutnud midagi pakkuda omalt poolt, ehk siis uuest aastast linn panustab sellesse teenusesse 900 000 eurot, mis on planeeritud ja planeerimata ennem 1,7 miljonit eurot. Ehk siis kõik teenused, mis on siin perekeskuses pakutavad, on puht linna finantseerimisega. Tugiisiku teenus raske ja sügava puuega lastele on siis selline võimalus lastevanematele käia tööl või kuulutada natuke aega enda jaoks. See on inimene, kes oskab ja suudab puuega lapsega tegeleda, aidata teda igapäevastes toimingutes, näiteks alates koolis käimisega, lõpetades rehabilitatsiooniteenustega, võimlemisega, huviringidega. See on inimene, kes on perele abiks. Seda teenust saab Tallinnas 300 perekonda. Umbes 100 last on veel järjekorras ja see järjekord on tingitud sellest, et need inimesi, kes sobiks selleks tööks, on vähem, kui neid oleks vaja. Aga järgmise aasta eelarves on linn planeerinud nende inimeste tunnitasu suurendamist. Et 6 eurost tõuseb see 10 eurole tunnis. Ehk siis sellega me loodame, et inimesi eks raha ka motiveerib ja kas nad sobivad selleks tööks või mitte, juba otsustavad Perekeskuse eksperdid, et loodetavasti saame me siis juurde need tugiisikud. Tallinna Perekeskus on Tallinna linna allasutus ja meid on loodud selleks, et toetada peresid, kes kasvatavad lapsi. Ja nad on kõik siin Tallinnas kasvavad lastega pered ja elavad. Ja me pakume neile tegelikult päris hulga erinevaid toetavaid teenuseid. Et kokku on meie majas täna 10 teenust erinevat. Et perel on võimalik saada näiteks meie käest psühholoogilist nõustamist. Et kas interneti vahendusel või siis, kui on mingi tõsisem probleem või tuleb terve perega kohale tulla, et siis saab kohapeal psühholoogi juurde konsultatsiooni. Pereteraapiat kui tarvis või individuaaltööd tehakse lastega. Siis näiteks on meil vanemakoolitused, imelised aastad meetodi põhjal. Et teeme neid koolitusi juba aastast 2016. Need on väga populaarsed vanemate seas. Et nad tegelikult ei ole nad väga lihtsad vanemate jaoks need kohtumised, et esiteks nad on 16 korda toimuvad, mis on ju peaaegu pool aastat kestvad. Ja teiseks nad on kodutöödega ja väga intensiivsete kodutöödega, aga vanematele väga meeldib, tagasiside on väga positiivne. Siis meil on sotsiaaltöö baasil erinevaid toetavaid teenuseid. Et me pakume peredele, kes on mingil hetkel oma elus võib-olla hätta jäänud erinevatel põhjustel. Pakume tuge, sotsiaaltöötaja tuge, et sotsiaaltöötaja ja tema abiline käivad pere juures kodus või käivad koos lapsevanemaga näiteks mõnes asutuses, et mida parasjagu seal pere juures vaja teha. Et need on sellised pikemad toetused, kestavad mingi aasta-poolteist ja kui väga hästi läheb, siis see olukord kodus lapse jaoks paraneb siiski selle teenuse tulemusel. Siis üks väga suur teenus meie majas on tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lapsele. Et eelmisel aastal sai
üle 300 lapse tugiisiku meie maja kaudu. Ja jällegi, et vanemate seas väga nõutud teenus. Ja siis on veel vabatahtlikud tugiisikud, kes käivad päeval oma igapäevatööl, aga õhtul näiteks kohtuvad ühe lapsega ja lähevad koos kinno või arutavad interneti vahendusel maailma asju, et on nagu selliseks vanemaks sõbraks lapsele. Ja need on ka sellised väga inspireerivad suhted olnud, et meil on siin tugiisikud olnud lapse elus võib-olla paar aastat ja hiljem, kui see teenus on nii-öelda lõppenud meie maja kaudu, siis nad on ikka jäänud suhtlema. Need on väga sellised positiivsed lood.